on nüüd kätte jõudnud. Küsisime sinu käest, kas retuuside kandmine tööl või kontoris on sobilik? Naised käivad tõesti aina enam retuusidega. Ma saan aru, kui teed õhtust jalutuskäiku, väga okei. Ja käid ringi retuusidega ka väga okei. Aga ma ei tea, kas päris niimoodi tööl käia retuusidega, oleneb võib-olla tööst. Minul tekkiski see küsimus tegelikult sellest, et olgem ausad, meie töökollektiivis ja siin majas väga palju tulevadki naised oma autost välja ja neil on jalas retuusid. Meie lähikontaktsed, kellega me igapäevaselt suhtleme, nende igapäevane riietus ongi sageli retuusid. No aga miks mitte? Ja mulle on see tundunud alati võõras ja mul oli eile selles suhtes huvitav juhtum, et ma läksin õhtul tütrele külla. Otsustasime natukene aias istuda ja juttu rääkida ja tütar tuli mulle värava peale vastu ja tal olid jalas retuusid ja siis mingisugune hõlstikene peal ja ta ütleb, et näed, kui täpselt seda tulib, ma jõudsin just koju ja koduriided selga panna. Ja siis mul jäi see silma ja ma ütlesin, et näed, et meil on homme teema, et retuusid ja sa ütlesid, et koduriided, et ma just mõtlesin, et kas sa käid ka retuusidega. Ta ütles, et ma ei läheks isegi Selverisse mitte nagu nendega. Ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav, et ta on nii-öelda selles samas põlvkonnast, kust kõik need meie kolleegid, kes mul silme ees on, kes retuusidega tööl käivad, et mul oli nagu hea meel kuulda, et minu tütar ütles, et tema ei tõmba mõtteliselt sukkpükse on need minu jaoks, mis minul on siin kleidi all umbes praegu jalas. No ikka ei ole. Just pole päris sama, aga ma mõtlen seda, et ma ei ole ka siin nagu koridori peal näinud niimoodi käimas inimesed, oleks lihtsalt retuusid tavaliselt, kas seal peal on siis mingi kleit või mingi pikem mingisugune pluus või? Üldse mitte. Või? Ma räägin konkreetselt nendest inimestest, kellega me koos koosolekul istume. Huvitav, mina ei ole tähele pannud seda. Ma ei pane üldse seda asja tähele. Meie külli käib sageli retuusidega. No võt, järelikult mind ei jäiri. Käib ju sageli retuusidega. Kas peal ei ole siis mingi pikem, mingi T-särk või midagi? Ei olegi. Huvitav, et ma ei ole üldse niimoodi. Ma ei ole ka niimoodi tähele üldse pannudki. Alati ei ole üldsegi mitte. Ja tegelikult, kui me võtame meie statistikat, 1000 inimest on ikkagi hääletanud, siis on see pooleks. Pooled ütlevad, et on jumal okei, pooled ütlevad, et ei ole okei. Samas kelle asi? Ja retuusidel on minu arust väga suur vahe ka. Ühed on sellised retuusid, mis on vabandust, aga jalga niimoodi pingutades tõmmatud, võib-olla tahad natuke parem välja näha, aga see tagant nagu kumab nagu läbi selles mõttes, siis on need memmekad aluspüksid paistavad sealt läbi või veel õudsem midagi muud. Ja siin mõni kirjutab ka, et tõesti, et kui nendest tagapaelad läbi kumavad, siis on töö juures nagu no, kindlasti mitte neid jalga panna. Ei need tüdrukud, kes meil käivad retuusidega ja peal ei ole pikka hõlsti, on ka kõik täiuslikult kauni saleda kehaga. Nad on igal juhul väga ilusad. Alas käivad. Aga mulle siiski tundub, et kui sa paned retuusid, siis võiks olla kas tõesti mingi hõlstilaadne asi või midagi. Nagu kogu seda jalgevahet ja nii edasi nõndaviisi ma võib-olla arvaks, et eks ole mingi tõhusam. Jah, aga see ongi see, et Pillet, sina arvad. Ajad on muutunud. No tere hommikust. No räägi. No selline värk, et nende retuusidega on see, et paljud kannavad, aga vähestele sobib. Siin võib ka väike tõetera sees olla muidugi. Siin ongi tõetera sees. Ma olen ka ikka näinud nagu, kuule, ära pane. Miks sa pane? Samas, inimene tunneb ennast hästi ja meel, mis vahetab? Aga sina ei saa ju öelda talle, et kohati ütleks seda, et mõne inimese enesekindlus on lausa hämmastav. No võt, aga äkki kõigile rohkem enesekindlust. Ja tere. Ma pean ütlema, et ma isegi näen nende rattakostüümis päris naljakas välja, et teistel on kindlasti, võiks nagu mullegi öelda, ei, kuule poiss. Ei, aga rattakostüüm on rattakostüüm, see on su spordirõivas. Nojah, aga siin on dilemma, kui sa tahaks rattaga hommikul tööle tulla, siis ma peaksin istuma siin kontoris teiega 4 tundi nende rattariietega, sest ma ei pane seljakotiga seda mõista, kui sa oled rattaga. Väga hea, sest homme kavatsen tulla. Aga ma olen ka kummikutes tööl käinud, kui ma lähen siit otse maale ja sopa sisse. No jah, nii me võime hakata iga asja kallal nokkima, et ma ei tea, kas see kõlbab või ei kõlba. Ja võtame viimase lista. Tere hommikust. Hallo. Tere. Mina tahan seda öelda Pillele, et sukapüksi kanti vanasti. Jah, kohe. Sukapüksi kanti vanasti.
mul keegi sigas mind anda. Ja saime aru. Anname andeks. Kohe, jah. Mina kanti suukapüksi eriti ja siis kroonid ei ole, aga mina näiteks ei saa suukapüksi üldse enam kanda. Jube palav hakkab nendega, eriti varvastel. No aga mis siis, et siis on retuusid vähem palavad või? Retuusid, mul on nii mõnus, et tõmbad retuusid jalga, paned sokid otsa, aga ega ma kauplusse lähen, panen ikka teised püksid peale tõmba. Ei no retuus on, aga võib-olla on sul ikkagi seal retuuside peal üks natuke pikem pluusikene või? Jah. Aga no ma olen juba vanemas eas, ega ma niiviisi, ma olen küll sale, ega ma paksuke ei ole, ega ma saled, aga ma ikkagi sobin nagu praegusel ajal ikka ma pean oma, siis mul viguur lööb nii välja, siis ma olen väga tore. Väga tore. Suur tänu helistamast, ilusat päeva soovime sulle nüüd. Ega ongi. Ja, aitäh teid ka. Ega siis retuus ei küsi vanust. Alusta päeva hea tujuga. Ville Minev, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu. Radio Star FM hommikuprogramm.